Selge allikas seal jooksed, sealt ma lapsepõlves jõin, kenas koplis paju õitseb, sealt ma maju pilli tõin. Kenas sirge kass seal seisab, temast magust mahla jõin, pihlapuus ja lõue sõitse, temast magust marja sõin. Vaikne keena kohakene, kõige kallim surmani, armas isama ja kene minu meeles alati. Vaikne keena kohakene, kõige kallim surmani. Vaikne keena kohakene. Lugupeetud kokku tulnud riigisekretär, riigiarhivaar, endised pea- ja muiduministrid, lugupeetud endised riigisekretärid, daamid ja härrad, Otto Strandmani sugulased, Kadrina ja Eesti rahvas. Oleme tulnud täna siia Kadrina rahvamajja, et järjekordne raamat Riigikantselei ja Riigiarhiivi ühistöös ilmununa teie ette tuua. Minu nimi on Toomas Kiho, mul on au tänast esitlust siin juhatada ja anda järgepannu sõna raamatu tegijatele, ettevalmistajatele ja taustajõududele. Mõni sõna Otto Strandmanist te kuulete kindlasti palju, kuid tänane päev on ju huvitav selle poolest, et just täna, 95 aastat tagasi, 9. juulil 1929 astus ametisse Otto Strandmani teine valitsus, nii et on ümmargune aastapäev. Esimene Otto Strandmani valitsus oli 10 aastat varem tegutsenud 1919. aastal, nii et tema oli kahekordne Eesti valitsusjuht ja ühes sellega ka Eesti riigipea ametis. Lisaks sellele oli ta Riigikogu esimees, minister ja mis kõik veel, aga sellest kõigest te kuulete täna veel palju. Aga peale kõige muu oli ta ka sündinud, elanud ja ka siit ilmast lahkunud just Kadrinas. Alustuseks on sõna riigisekretäril Taimar Peterkopil. Austatud eluloo autor, Otto Strandmani järeltulijad, poolehoidjad, riigi ja kodukandi esindajad. Seistes täna siin teie ees on mul erakordselt uhke tunne. Esitleme koos autori ja Rahvusarhiiviga riigivanem Otto Strandmani akadeemilist elulugu. Muidugi iga Eesti Vabariigi riigivanem on väärtus omaette. Iga üks neist 10 mehest on jätnud sügava ja kustumata jälje Eesti riigi ja rahvuse arengulukku. Aga Strandman, tema on minu jaoks eriline, kuna ta on päris Kadrinast, minu maakohast. Ka minu hea sõber Martin Roger on pärit Kadrinast ja kogu meie sõpruse vältel on ta rääkinud oma sugulasest Otto Strandmanist. Ja ka tema pere on pärit Kadrinast ja on minu perel aidanud siin Kadrina vallas ennast toredasti sisse seada. See tähendab, et Strandman on minu jaoks kuidagi tuttav, kuidagi oma kandi inimene ja seda vaatamata oma nimele. Usun, et seda sama tunnet kogevad paljud siin saalis viibijad ja see ongi hea. See ongi tõestus iseseisvusmanifestis kirja pandu realiseerumisele. Kõik kodumaa pojad ja tütred ehitavad meie riiki. Ja kas või see sama riigivanemate eluloosarja esitlus on kõnekalt näidanud,
et Eesti riiki on ehitanud inimesed nii Tallinnast, Pärnust, Hallistest, Tartust, Laagrist kui ka Kadrinast. Ja see loetelu jätkub. Eelmisel raamatuesitlusel Jaan Teemanti kodupaigas Laagris mõtisklesin oma tervitussõnavõtus, miks me üldse peame uurima oma riigimeeste elulugusid. Sel korral jagan teiega lühidalt oma mõtteid, milleks me vajame suurmehi ja naisi. Mis on see fenomen, et kultuuriühiskonnad toetuvad tegelastele minevikust ning nende puudumisel räägime kultuurikatkestusest. Väga lühidalt kokkuvõttes, suurkujud näitavad eeskuju. Kehtestavad kogukonna moraali ja eetilised ideaalid. Ehk siis osutavad, mis on õige ja mis on vale. Lisaks on need suurkujud sagedasti ajalooliste ja oluliste sündmuste keskmes ning läbi nende isikute loome kultuurilise sideme mineviku ja oleviku vahel. Võime isegi öelda, et riigi ja rahva juhtfiguurid aitavad luua ja kinnistada meie identiteeti. Ja ilmselt väheoluline ei ole ka sellistelt meestelt nagu Otto Strandman lihtsalt inspiratsiooni saamine. Toon siin ühe lihtsa näite, mind isiklikult inspireerivast Strandmani teost. 15. november 1917. Kell 16 Toompea loss, Valge saal. Maanõukogu koosolek juhatab esimees Otto Strandman. Päevakorras on 6 punkti, teine punkt käsitleb maanõukogu võimu küsimust. Vanematekogu nimel teeb ettekande Jaan Tõnisson. Hääletatakse 39 poolt, 0 vastu ja erapooletuid on 9. Sellega võttis maanõukogu enese kätte kõrgeima võimu Eestimaal. Eesti omariikluse esimene akt. Strandman, teadmata homse päeva võimalikkust, teadmata isegi lähitundide saatust, mõistis hetke ainukordsust ning tegutses. Kui siht on silme ees, siis tuleb astuda julgeid samme eesmärgi saavutamise suunas. Ei tohi kõhelda, ei tohi karta. Seda sama kreedot märkame meie suurmehe tegudes ka hilisemal ajal. Strandman kehtestabki meile oma eeskujuga käitumismustri ja väärtusruumi. Eesti eest tegusalt ja kartmata. Täna on riigivanema eluraamatu autor Kalev Kukke. Kalevi suurepärane ekspertiis majandusasjades, samuti ladus sõnakasutus annavad nüüd laiemale üldsusele võimaluse tutvuda meie päevakangelase elulooga. See on huvitav ja hariv, aga veel kord, ka inspireeriv lugemine. Aitäh sulle, Kalev! Lisaks täna muidugi Rahvusarhiivi, kellega koostöös panustame Eesti valitsusjuhtide pärandi uurimisse ja Kadrina kogukonda, et kõigepealt andsite meile sellise suurmehe nagu Otto Strandman ja aitasite korraldada tänase ürituse. Suur aitäh teile kõigile! Aitäh, härra riigisekretär! Ja nüüd läheb sõnajärg üle selle raamatu kirjastamise teisele osapoolele, Rahvusarhiivile, ja sõna saab Rahvusarhiivi teadusdirektor, akadeemik Tõnu Tamberg, ka virulane. Lugupeetud riigisekretär, austatud raamatu autor, hea Kadrina kandi rahvas ja külalised. Me elame täna keerulises, turbulentses ja paraku ka sõjakas maailmas. Ei lähe päevagi mööda, mil ühel või teisel moel ei ole päevakorral meie julgeoleku küsimused ja meetmed, kuidas neid tugevdada.
Mõistagi on tänasel päeval olulisel kohal sõjaline mõõde, aga samas ei tohiks me unustada ka vaimset valmisolekut, oma keele, kultuuri, identiteeti ja ajaloomälu ning selle tugevdamist. Ja kui me seda ei tee, siis ilma oma ajalugu, riiklust või seda siis poolikult tundes seame tegelikult ka igapäevased toimimised osaliselt ohtu. Ehk julgen siinkohal tõdeda, et oma ajaloo ja riikluse puudulik, valikuline või auklik tundmine on samuti julgeolekurisk. Aga et seda riski vältida, maandada, selleks on kõige sobilikum viis oma ajalugu ja riikluse arengukäike uurida ning väärtustada. Ning siinkohal ongi rõõm tõdeda, et see Riigikantseleiga koos käivitatud raamatusari Eesti Vabariigi riigijuhtidest annab ka omalaadse või omamoodi panuse meie ajaloo uurimisse ühelt poolt ja loomulikult ka riikluse väärtustamisele. Enne kui selle tänase raamatu juurde jõuame, meenutaksin, et selles sarjas on tegelikult juba enne tänast raamatut ilmunud 6 eluluraamatut. 2012. aastal Jüri Andisulest ilmus August Rei eluluraamat, 2014. aastal Indrek Paavle autorluses eluluraamat Otto Tiefist, 2018. aastal ilmus Toomas Karjaärmi ja Ago Pajuri kirjutatud raamat Konstantin Pätsist. Järgmisel aastal üllitati Krista Aru kirjutatud raamat Jaan Tõnissonist. Aastal 2021 ilmus Priit Rohtmetsa raamat Friedrich Akelist. 2022. aastal Mari-Leen Tammela elulugu Jaan Teemantist ning nii olemegi jõudnud tänasesse päeva. Aga meenutan ka siin seda, et tegelikult selle sarja töös on samuti veel 7 eluluraamatut Kaarel Eenpalu, Ants Piibu, Johan Kuke, Jüri Jaaksoni, Jüri Uluotsa, Aado Pirgi ning Aleksander Varma kohta. Ning välja on siis jäänud jagada veel 2 stipendiumi, ehk siis Tõnis Kindi ja Heinrich Margi eluloo koostamiseks. Aga kui nüüd tänase raamatu juurde tulla, siis ükski raamat ei sünni ilma autorita või autoriteta. Kuna ma ise olen ka riivamisi ajaloo uurimisega seotud ja mõne raamatu kirjutanud, siis julgen kinnitada, et täna esitletav raamat on väga hea ajaloo ja eluloo raamat. Ajaloo raamatu teeb heaks kindlasti minu jaoks
uus teave, uus informatsioon, mida see raamat pakub ja see raamat tõepoolest seda rikkalikult pakub. Autor on erinevate allikate läbitöötamisel ära teinud pehmelt öeldes väga suure uurimistöö ning lisaks on kindlasti selle raamatu tugevuseks ka see, et see süsteemne uurimistöö on pandud ladusasse keelde. Ehk et hoolimata sellest tõsiasjast, et see raamat on üsna tüse, on seda väga hea ja kerge tegelikult lugeda. Ning viimane moment võib-olla, mis minu jaoks selle raamatu puhul esiletõstmist vääriv on see, et kuidagi sõnul seletamatu moel on autor suutnud väga väärikalt oma peategelasse suhtuda. See lugupidamine ja väärikus tuleb siit tekstist välja. Suur tänu selle töö eest. Aitäh. Nii. Palun. Ükski raamat ei sünni loomulikult ilma abilisteta ja selle raamatu puhul loomulikult väga olulist rolli etendasid toimetajad. Kai Tahvenau, raamatu keeletoimetaja, suur tänu. Aitäh. Võta, saad lille ka. Tule. Ja kindlasti tahan tänada ka raamatu fototoimetajat Elina Tammanit. Nii. Nii. Ja et see raamat nii kena välja näeb, selles on süüdi kunstnik Kalle Müller, keda täna kahjuks meie seas siin ei ole. Aga tema on ka kogu selle sarja algusest peale kujundanud. Ja see on kindlasti väga sellist laiemat positiivset vastuvõttu ka leidnud. Nüüd kindlasti sooviksin lisaks tänada ka eraldi ikkagi Riigikantseleid selle stipendiumi järjepideva väljaandmise eest. See on tõepoolest väga suur ja oluline ettevõtmine. Aitäh! Ja lõpetuseks sooviksin selle raamatu anda ka perekonna esindajale. Nii. Tänan. Suur tänu ja rõõmustagem kõik, et meie vaimse iseolemise vundamendi toeks on ilmunud taas üks väärt raamat. Aitäh!
aitäh Tõnu Tandbergile, Rahvusarhiivile, Riigikantseleile, muidugi autorile ja toimetajatele ja tegijatele ja riigisekretäri jutust ja Tõnu Tandbergi jutust kokku ja sellest, et Eesti riik on ikkagi juba nii vana ja kestab üha edasi, sugeneb siin Kadrina rahvamajas ju inimestes lootus, et see stipendium ei lõppe mitte seal, kuhu jõudis oma jutuga Tõnu Tandberg praegu, vaid jätkub ka uuemate riigijuhtide elulugude monograafilise ja akadeemilise kirjutamise ja väljaandmiseni. Seda soovin ja ma usun, et soovib kogu siin olev rahvas ja mitte ainult meie, sest et see siin, mis sünnib, läheb ka ülekandena kogu maailma rahvastele. Nii et kohe saab sõna raamatu autor Kalev Kukk, kellega minul isiklikult on olnud õnn ja rõõm selle sama riiki, mida juhtis Otto Strandman küll aastakümneid hiljem, teenida, olles lausa toanaabrid ühes toas riigiteenistuses Riigikantseleis. Nii et Kalev Kukk, suur tänu suure töö eest ja nüüd palun suur kõne. Austatud Otto Strandmani järeltulijad, austatud Otto Strandmani tütrepoeg Peeter Jan Hääl, austatud Otto Strandmani õe Anna-Maria järeltulijad, austatud Riigikantselei ja Rahvusarhiivi esindajad, austatud kohaletulijad ja Kadrina rahvas. Ma olen täna kimbatuses, õigemini ma olen olnud viimastel päevadel tõsises kimbatuses. Üks asi on raamatu kirjutamine, kõikide nende andmete, kõikidest seikade, kõikide tõikade ja mille kõige tagaajamine. Teine on püüda panna see rohkem kui 850 leheküljeline raamat väga lühikesse juttu. Ma olen kaugel sellest, et pidada täna siin ette üht akadeemilist ettekannet. Aeg on liiga lühike selleks, et anda ülevaade sellest raamatust. Ja mida ma saan täna välja pakkuda, on üks võrdlemisi juhuslik kollaaž Otto Strandmani elujuhtumitest, teda saatnud sündmustest ja millest kõigest tahes. Esimene slaid. Kadrina uue rahvamaja avamispidu 1. novembril 1930. Ja ma püüan nüüd seista Otto Strandmani kõrvale sellele kohale, kus istub Kadrina koguduse pastor Gustav Johannes Peermann. Ma arvan, et praegult seisan ma pastor Peermanni kohal. Ja kui te surute nüüd oma jalatallad kõvasti vastu põrandat, võib-olla te tunnete Otto Strandmani raskeid samme. Kui te mõtlete tagasi sellele 1. novembril 1930, sulete silmad, siis äkki kuulete ka tema häält. Ma pean kahjuks tunnistama seda, et Otto Strandmani häält vähemalt minul ei õnnestunud leida. Aga võib-olla kõmab see hääl siin ruumis täna vastu. Selle raamatu nii-öelda alapealkiri võiks olla ka tuntud ja tundmatu Otto Strandman. Otto Strandmanist on väga vähe kirjutatud. Võib rääkida võib-olla vast 2-3 sellisest originaaluurimusest ja needki väga lühikesed. Ja siin ma võtsin ühe paljudest kodulehekülgedest. Kelle kodulehekülg see on, jätan ma targu
ütlemata, aga ma loen selle ette. Õppis Tallinna Aleksandri ja Peterburi 5. ja 7. gümnaasiumis. Lõpetas eksternina Tallinna Kubermangu gümnaasiumi. Ei lõpetanud, ta lõpetas Tallinna Aleksandri gümnaasiumi. Seejärel töötas 3 aastat Riigipanga Tallinna kontoris. Õppis 1899 kuni 1900 Tartu Ülikooli ja 1901 kuni 1903 Peterburi ülikooli õigusteaduskonnas. Ei, Peterburi lahkus ta juba jaanuarist 1900. 1903 kuni 1905 advokaat Narvas ja Tallinnas. Ei, ainult Tallinnas. 1904 kuni 1905 ja 1917 ja muidugi 1927 Tallinna linnavolikogu liige. Osales 1905. aasta revolutsioonis. 1905 kuni 1909 elas seetõttu pagulasena Šveitsis ja teistes Euroopa riikides. Ei, ainult 1906. aastal. 1909 kuni 1917, ei, kuni 1933, seda küll vaheaegadega, oli vandeadvokaat Tallinnas. 1917 Tallinna ringkonnakohtu prokurör. Nii, Otto Strandmani neid lugusid iseloomustab ühelt poolt faktide mehaaniline või vigaste faktide mehaaniline kandumine ühest kirjutisest teise ja teisalt legendide kandumine samuti ühest kirjutisest teise. Nii, siin sellel fotol näete te Otto Strandmani sünnikodu. See on 1873. aastal ehitatud Vandu koolimaja. Selle foto eest olen ma väga tänulik ja oleme me kõik väga tänulikud Tõnis Sakile, ma ei tea, kas ta on siin saalis praegult, kes kas nii-öelda vastutustundlikult või vastutustundetult pani ainsa ilmselt siiani säilinud Otto Strandmani sünnikodu foto oma Tallinna Pedagoogilise Instituudi kursuse töösse. Nii et suur tänu, Tõnis Sakk. Ja nüüd võib-olla ka siis Otto Strandmani sünnikodu sünnilugu ja selle on kirja pannud vallakirjutajana tema isa Ants Strandman 24. jaanuaril 1872. Ma loen nüüd selle enam-vähem tänasest kõnes ette. Nõupidamiseks sai ette võetud koolimaja ehitus, sest et vana väga pisuke ja pealegi mõisaherra piires. Siis arvasid volimehed seda asja järele ja sai nõuks võetud, et kohe tuleva kuu sees peavad palgid saama veetud, et ehitamine võiks ees tuleval suvel peale hakata ja sügisest valmis. Talitaja küsis, kust meie selle tarvis raha saame, sest meie vallalaekas on tühi ja sinna kulub palju raha ära. No, võib öelda, sellest on raamatus ka kirjutatud, et raha võeti ajutiselt magasirukki müügist. Ja nüüd siin sellel slaidil te näete Otto Strandmani sünnikodu. See on seal selles nii-öelda rööpkülikus või rombis, selle kohal on sõna Schule ehk Vandu koolimaja. Ja see on siis umbes 2,5 hektari suuruse koolikoha taustal. Ja all on siis toodud 1935. aasta katastrikaart, kus on samuti siis peale kantud koolikoht. Ja nüüd ma peaksin võib-olla Rispiteri moodi hüüatama minu teodoliit, minu lätipoiss ja minema välja ja püüdma panna täpselt meetri täpsusega paika Otto Strandmani sünnikodu. Nii et minu arvamus on see, et tegelikult see tõeline sünnikodu on oluliselt lähemal sellele kivile, kui me 16 aastat tagasi arvasime. Nii et jah, kas see Karjatee, Viiveek, kuivõrd see kattub tänase siis Neeruti Hulja teega, seda ma ei oska öelda. Nii et
erinevate aegade kaarte sünkroniseerides on võimalik jõuda ka nii-öelda lõpliku täpsuseni, ainult et kas seda vaja on. Ja nüüd siis 9. juuli, 16 aastat tagasi, kui avati Otto Strandmani mälestuskivi. Ja siin on ilusasti näha 3 riigivanema järeltulijad, Peeter-Jan Hääl, Otto Strandmani tütrepoeg, siis Jaan Troide, Friedrich Akkeli tütrepoeg ja Mati Päts, Konstantin Pätsi järeltulija. Ja võib-olla veel, kuigi püüda käia mööda siis Otto Strandmani aegu ja tema elulugu, siis me teame seda, et Otto Strandman õppis Rakvere linnakoolis. Kodust Vandust ta võttis kaasa nii-öelda koduõppe ja seda ilmselt oma Anna-Maria käest. Istudes kusagil selle koolipingi otsal Anna-Maria kõrval, sest kooli võeti tol korral alles 10-aastaseid lapsi, aga Otto Strandman sai 10-aastaseks alles 1885. Ja tegelikult selles elementaarkooli hoones alustas Otto Strandman füüsiliselt oma kooliteed. Asi oli selles, et Rakvere linnakooli hoonele ehitati sel ajal peale teine korrus. Ja oma esimese semestri, esimese poolaasta, see on siis 1886. aasta sügisese poolaasta, õppis ta üle tee Rakvere elementaarkooli hoones. Ja nüüd, kui tulla selle Rakvere juurde tagasi, siin 14. september 1930 ja kunagine linnakooli õpilane, riigivanem Otto Strandman kõneleb Rakvere toonase 3. algkooli 125. aastapäeval. Ja nüüd siis järgmine slaid ja istutas kooliaeda Vallimäe nõlvale tubli kahesüllalise tamme. No minu jaoks on see tamm kummitanud ja ma arvan, et ma olen selle tammega üles leidnud. Vasakpoolsel fotol näete seda tamme enne lehte minemas ja siin parempoolsel see on siis võetud alt. Nii et see tamm on Vallimäel kooliaia ülaservas. Ja paar aastat tagasi bioloogiadoktor ja minu kunagine ülikooli toakaaslane Alar Läänelaid määras selle tamme tubli kahesüllalise tamme läbimõõduks istutamise hetkel 13 sentimeetrit. Kas te usute seda lugu, minu hüpoteesi või mitte, see on teie oma asi. Teie võimalus on veenda mind selles, et ma olen eksinud. Mina olen 99% tõenäosusega kindel, et tegemist on Otto Strandmani tammega. Ja nüüd, kui me läheme Otto Strandmani nii-öelda esimestesse eluaastatesse, siis siin slaidil on näha 1883. aasta Eesti esimeselt eestikeelselt kaardilt Otto Strandmani nii-öelda lapsepõlvemaa. Näeme seal kaardi keskel Neerutit, see on Neeruti mõisapiirkond, sellest Kirdesse Vanduküla ja muidugi ka teised kohad, millest on raamatus juttu, on see Võduvere või Mätapea või Valgma. Valgmast on pärit Otto Strandmani ema, aga sellel kaardil te ei näe Kadapiku küla. Ja asi on selles, et Kadapiku küla tol korral ei olnud. Kadapiku küla sai oma nime ilmselt Kadapiku talust. Ja alles aastal 1889 ostis Jaan Freibach tänase Kadapiku talu päriseks. Hiljem läks see Otto Strandmani venna Andrese kätte ja sealt edasi siis Otto kätte. Nii et tol hetkel raudteest põhja pool Kadapiku küla ei olnud. Ja kui jälgida Otto Strandmani kooliteed, siis võib öelda, et ta oli tegelikult absoluutne priimus. Ja siin on nüüd esimese klassi tunnistuses võetame kooli hinnete arvestusraamatust toodud välja üks lehekülg, Otto Strandman on siis alt
alt 6 nimi ja me näeme, et seal on ainult 5, mis on täiesti ebatavaline. Ja kui me võtame sealt kõrvalt, see on siis õpilaste nii-öelda rasvjadne spisok ehk õppedukuse järgne pingerida. See ei ole mitte seotud selle lehega, see oli vist teisest klassist või hetkel ma nagu ei mäleta. Esimene, Otto Strandman, 3. Rudolf Wiedemann, 4. Artur Lindberg ehk esiviisikus 3 eestlast, kelle vene keele oskused kooli tulles olid võib-olla allpool igasugust arvestust. Ja teine mees on poolakas Julian Rummel, kellega siis Otto Strandmani elutee põrkus veel ka hiljem ja siin ongi siis üks slaid, mille ma leidsin Poola arhiivist, kui Poola president Ignacy Mościcki külastas 1930. aasta augustis riigivisiidil Eestit, siis augusti alul pühitseti ookeaniaurik Polonia presidendi lipu alla ja sellel fotol parempoolne mees ei ole mitte keegi muu kui Otto Strandmani klassivend, pinginaaber Julian Rummel, nii et maailm on väga pisike ja selliseid nii-öelda põimumis- ja kokkupuutekohti on väga palju. Edasi Otto Strandmani koolide Tallinnas paraku katkes ja jätkus siis Peterburis, 2 Peterburi gümnaasiumis ja siin on siis perekonna arhiivis olev Otto Strandmani 4. klassi kiituskiri Peterburi 5. gümnaasiumist. Muide, 3. klassi Tallinna Aleksandri gümnaasiumis lõpetas Otto Strandman nimetatud 1. järgu auhinnaga ja Peterburis siis 4. ja 5. klassi nimetatud 2. järgu auhinnaga. Ja siin siis muidugi on ka Otto Strandmani Aleksandri gümnaasiumi lõputunnistus, see on juba niisugune koolipoisilik, enamasti 3, mõni 4, aga mida võiks ka öelda, tähendab seda, ta tegi eksternina. Gümnaasiumist ta tuli ära 92 aasta lõpul ja 93. aasta lõpul ja tal avanes võimalus siis lõpueksameid teha alles 1996. aastal. 1994. aastal ei lastud teda Tallinna Aleksandri gümnaasiumis mingitel põhjustel lõpueksamitele. Siis ei lastud ka Louis Oleskit lõpueksamitele ja Friedrich Carlsonit. Aga see selleks. Ja muidugi need, kes eksternina lõpetasid, nendel oli praktiliselt võimatu saada eksami eest hinnet 5. Ja Otto Strandmanist on üldiselt väga vähe fotosi ja need, mis on, need ka kõik korduvad. Ja siin on siis Otto Strandmani foto, mille ta esitas Tartu Ülikooli astudes 1899. aastal. Tartu aeg jäi Otol väga lühikeseks ja juba siis järgmise aasta, see on 1900. aasta 3. jaanuaril kirjutab ta siis palve ülikooli rektorile Pudilovitšile, et ülikool toetaks teda üleminekul Peterburi ülikooli, et ta saaks jätkata seal oma venna toetusel ja venna juures õpinguid sealses õigusteaduskonnas. Ja siin on siis Otto Strandmani kiri Eesti üliõpilaste seltsile, kus ta annab teada, et ta on lahkunud Tartu Ülikoolist, kuid soovib jääda edasi Eesti üliõpilasseltsi liikmeks. Tähendab, nende kirjade üks sõnumeid on ka Otto Strandmani lausa ideaalne kalligraafiline käekiri, mis tol ajal oli ka väga ebatüüpiline eestlaste jaoks, nii et hästi loetav nii eesti keeles kui ka vene keeles. Ja Peterburi ülikoolist õnnestus mul kätte saada ka Otto Strandmani niinimetatud diplomitöö, mille ta tegi siis parun Aleksander von Nolde juhendamisel ja selle pealkirja võiks tõlkida siis Vallasvara vindikatsioon Balti kubermangude provintsiaalseadustiku järgi. See on selle tiitelleht. Ja mul oli kavatsus ka see
diplomitöö tõlkida ja panna seda raamatu lisasse, aga maht läks nii lõhki, kui vähegi lõhki andis minna ja nii jäi see sinna panemata ja minu poolt tõlkimata, aga ma loodan, et keegi Eesti Balti eraõiguse väga headest tundjatest on valmis selle ette võtma ja miks ka mitte ei vääri see kohta avaldatuna akadeemias. Toomas, mis arvad? Ja nüüd edasi on siis see diplomilugu. Kui palju me oleme näinud eestlaste Peterburi ülikooli diplomi? Mina ei ole näinud ühtegi. Ja põhjus on lihtsalt see, et diplom tuli lasta välja kirjutada. Ja selle väljakirjutamise eest see riigilõiv oli päris kopsakas. Igatahes Peterburi ülikooli diplomite kollektsioonis Otto Strandmani diplomit ei ole. See tähendab seda, ta ei lasknud oma diplomit välja kirjutada. Ja see on siis tunnistus, millele toetus siis tema edasine professionaalne elukäik. Ja sealt lõpus võite lugeda, et tähendab, see tunnistus on ka aluseks sellele, et selle põhjal antakse siis välja Peterburi ülikooli diplom. Ja muidugi teine põhjus võis ka see olla, et Otto Strandman oli selle tõendi või svidetelstvo esitanud Tallinna ringkonnakohtule ja sealt ta lihtsalt seda kätte tol hetkel enam ei saanud. Nii et selline see lugu on. Ja kus just, nagu seal on kirjas, ta lõpetas Peterburi ülikooli esimese järgu diplomiga. Muidugi, tähendab, põhimõtteliselt oli võimalik lõpetada esimese ja teise järgu diplomiga, vahe on tinglikult tänases mõistes magistri ja bakalaureuse vahe. Ja muidugi ka, kui me räägime sellest Otto Strandmani ülikooliõppest, siis ka siin võib öelda, et ta oli nii-öelda absoluutne priimus. Õigusteaduskonnas õppis tol korral veidi üle 2000 üliõpilase, oli see 2100, 2300, 2400. Kõige hinnatum ja kõige väärtuslikum oli imperatorskaja stipendia ehk keiserlik stipendium. Õigusteaduskonna rohkem kui 2000 üliõpilasele oli ette nähtud 3 keiserlikku stipendiumit. Neist 3-st 1 võttis 3. ja 4. õppeaastal ära Otto Strandman. Ja Peterburi oli ka see, kus ta tõi oma siis maailmavaate kaasa ja siin ma tsiteeriksin siis Eduard Laamani. Otto Strandman on oma poliitilised vaated Peterburis toonud, nagu seda on toonud pea kogu meie radikalism, alates Peterburi patriootidest ja Karl Robert Jakobsonist. Peterburist tulnud vanema põlve haritlaste seas on Otto Strandman üks vähestest, kelle radikalism püsima jäi ja kindlaks ideoloogiaks kujunes. Vastuoksa mitmele muule pole ta ei alguses ülepeakaela sotsialismisse uppunud ega ka pärast siis vastuhooga seda kaugemale konservatismi tagasi põrganud. Skeptilise intellektuaalinimesena käed taskus oma suurte ümarguste prillide läbi ilmaelu vaadates on ta ikka teatava tasakaalu hoidnud. Isegi 1917. aasta 17. revolutsiooni aastal, kus sotsialism maruliselt peale tungis, oli Strandman üks neist tööerakonna asutajatest, kes end küll radikaaliks, kuid kindlalt kodanliseks radikaaliks kuulutas. Ja nüüd siis pole niisugune kõrvalepõige, mida on ka raamatust korduvalt tehtud. Siin sellel fotol vasakul on riiginõunikust vend Andres, kes tegi ühe kõige hiilgavama tsiviilteenistusliku eestlase karjääri tsaari Venemaal, tõustes siis mitme Peterburi suurvangla ülemaks, esialgu Presselnaja türmaa ehk siis Tapivangla ülem ja aastast 1907 kuni 1917 Krestõ vangla ülem. Nii et võiks öelda seda, et Andres Strandman oli Venemaa, miks mitte ka kõige autoriteetsem vangla ülem. Andres Strandmanile olen ma raamatus pühendanud kõrvalepaikena ühe alapeatüki. Oleks tahtnud rohkem kirjutada, aga kahjuks maht piire. Pani piirid ette ja kõrval siis õde Anna-Maria Pahman. Kui nüüd võrrelda Anna-Mariat ja Ottot, siis võiks öelda, et ilme on vägagi sarnane.
ja nüüd siin üks tühi leht ja siia ma peaksin rääkima Otto Strandmanist enda elus. Võib-olla see ei ole kõige kohasem, aga siiski. Minu seosed Otto Strandmaniga said alguse rohkem kui 68 aastat tagasi. 5. sünnipäevaks kingiti mulle 2-rattane jalgratas. Samal päeval õppisin ma sõitma. Ja edasi võttis mind ema kogu aeg kaasa, me elasime Kadriorus, kui ta läks oma venelaste poolt märtsirünnakus tapetud ema hauale. Tee viis mööda Otto Strandmani hauast. Minu vanaema on maetud umbes 100 meetrit Otto Strandmanist kaugemal. Ja jutt oli alati selline, siia on maetud Eesti riigivanem. Ja minu jutt või minu küsimus oli alati see, või minu soov oli alati see, et läheme vaatama riigivanemat. No, kes see riigivanem nimeliselt oli, ma ei oska öelda, mis hetkel see minuni jõudis. Aga lapse jaoks sai tegelikult ju riigivanemaid olla ainult üks. Ja sellel ei olnudki tähtsus, mis ta nimi oli. Ta oli riigivanem ja riigivanem oli see, kes oli tõesti riigivanem. Järgmine seos Otto Strandmaniga tekkis mul 1. klassis, kui, nii nagu paljud teised poisid, hakkasin ka mina postmarke koguma. Albumisse tulid pätsimargid, no kõige rohkem loomulikult need sinised 10-sendised, mida vähemalt vanem põlvkond teab. Ja mida ma paaniliselt otsisin? Ma otsisin riigivanema marki. President, kes on president? Presidendi mark on olemas, aga miks mul albumis ei ole riigivanema marki? Tol korral ma ei leidnud, aga 50 aastat hiljem täitus ka minu soov ja Otto Strandmani margid jõudsid ka minu albumisse. Nii, läheme nüüd siit edasi. Otto Strandmani nii-öelda poliitiline tee esialgu küll veel mitte suures poliitikas algas siis Tallinna linnavolikogu valimistel 1904 aasta lõpus ja järgmise aasta, see on 5. aasta 5. jaanuaril, toimus siis Tallinna linnavolikogu uue vastvalitud koosseisu esimene koosolek. Ja sellel koosolekul vannutas Wilhelm Treuer Otto Strandmani linnavolinikuks, Wilhelm Treuer vannutas luterlasi ja mille poolest on see Treueri fakt oluline? On see, et Friedrich Wilhelm Treuer on see mees, kes ristis Otto Strandmani jõululaupäeval 1875. Nii et see 1905. aasta 5. jaanuari vannutamine võib olla ja võis olla siis hea enne Otto Strandmani tulevasele riigimehe karjäärile. Nüüd siis 1906. aastast, kui Otto Strandman, nagu ka mitmed teised 1905. aasta revolutsiooniga seotud mehed, olid sunnitud Eestist põgenema. Ja põhiliselt, ütleme, kõige pikemalt elati siis Berni lähistel Weissensteini mõisa härraste majas. Ja seal elasid siis lisaks Otto Strandmanile tulevastest riigivanematest ka Konstantin Päts ja Jaan Teemant. Selle maja ees seisavad Madis Päts ja Martin Roger. Madise vanavanaisa on Konstantin Päts ja Martini vanavanaonu on Otto Strandman. Minu jaoks on see väga sümboolne foto. Ja nüüd võiks siit seda teemat edasi arendada. Ma arvan, et ühel ajahetkel võiks selle maja ette tekkida kivi, kus peal on tahvel, mis on pühendatud siis 3 Eesti tulevasele riigivanemale. No kuna maja on muinsuskaitse all, siis on selge, et seda tahvlit sinna seinale kinnitada ei saa. Aga maja ette ilmselt
mingisuguse kivi saab panna ja sellel kivil võiks siis olla see tahvel. Ja ma arvan, et siin eesvedajaks võiks olla Riigikantselei ja Välisministeerium. Ma olen ka eeltööd sellele teinud. Siin on võimalik tulevase teksti mustand, mis kõlaks selliselt, et selles majas elasid 1906. aasta alul tulevased Eesti Vabariigi riigivanemad Konstantin Päts, Otto Strandmann ja Jaan Teemat. Kuivõrd tegemist on saksakeelse piirkonnaga, siis on ka teine tekst kohalikust keeles, siis in diesem Haus wohnten im Frühjahr 1906 die späteren Staatsältesten der Republik Estland Konstantin Päts, Otto Strandmann und Jaan Teemat. Nii. Esialgu oli Otto Strandmann pagendatud Peterburi ja Narva, kuid 1909. aastal pöördus ta siis tagasi Tallinna ja seda juba vannutatud advokaadina. Nii et Otto Strandmann elas selles majas, mida me tunneme tänapäeval Saarineni majana ja tema korteri aknad jäävad siis 3. korrusele, see on pea sissekäigust vasakule kuni siis siia ümber nurga Suur-Karja tänavale välja. Ja kui te vaatate nüüd teist korrust, te näete sealt seda kaarjast akent, seal taga on tänapäeval Kultuuriministeeriumi asekantsler on siin. Selle kaarja akna taga oli panga nõukogu ruum. Ja Otto Strandmann kuulus tollasesse vastastikuse krediitühisuse nõukogusse 5 või kuni 6 aastat, sõltuvalt sellest, kust tõmmata see nii-öelda lõpupiir, ja oli ka aasta nõukogu esimees. Nii et ka sinna uksele võib panna sildi, et siin töötas Otto Strandmann. Ja Otto Strandmanni sellist füüsilist, Otto Strandmanni kuuluvaid esemeid on suhteliselt vähe säilinud, aga üks ja kõige suurem on siis Otto Strandmanni nahkne advokaaditool ja siin on ta siis Jaan Poska valvsa pilgu all. Nii et kui me vaatame seda 3. korrust, siis selle 3. korrusse nii-öelda esimene aken, see erkri juures, see peaks olema siis Otto Strandmanni advokaadibüroo aken. Ja üks väheseid pilte, mis on siis säilinud, see on siis Otto Strandmann ja tema tütar Liid. Ja enne seda kahjuks Otto Strandmanni esimesed lapsed, tütar Hella ja poeg Hans surid paaripäevase vahega. 1917, vaieldamatult Otto Strandmann oli keskne kuju Eesti poliitikas, võib-olla ma siin, ütleme, Eesti sellises nii-öelda avalikus, ühiskondlikus, seltskondlikus liikumises ja ta oli väga erinevate sündmuste nii-öelda vaieldamatu eestvedaja Tallinna Eesti Liidu moodustamisel, kus ta siis oli ka täidesaatva komitee esimees, edasi Tartu nõupidamine, kus just nii-öelda Otto Strandmanni ettepanekul hääletati ühehäälselt meie riigipoliitiliseks paleuseks autonoomia. Edasi Tallinna ringkonnakohtu prokurör, mis oli kõrgeim justiitsametikoht Eestimaa kubermangus, maanõukogu liige, maanõukogu esimees, millest siin juba juttu oli ja sellest eriti sellest 15. novembri koosolekust ja nii edasi, nii edasi. Ja mida siis, siit me läheme juba edasi, tähendab Otto Strandmann, nagu öeldud, Otto Strandmannist sai pärast Asutava Kogu valimisi esimene Eesti parlamentaarne peaminister. Ja kaks võib-olla kõige suurem selline nii-öelda juriidiline või õiguslik algatus oli siis maaseadus ja selle maaseaduse selliseks ideoloogiliseks ja poliitiliseks eestvedajaks ja taganttõukaks oli Otto Strandmann. Ja siin Ado Anderkopp kirjeldab olukorda Riigikogu saalis, kui toimus maaseaduse esimene lugemine. Vaikussaalis pealtkuulajate toolid viimaseni täis kiilutud, rahulik, selge hääl kõneleb eestlaste ajaloolisest igatsusest, täis kibedat tõtt, kuid elavat lootust ja varjamata rõõmu. Nii, Otto Strandmann peaministrina.
ja edasi Otto Strandmani peaministri aeg jäi suhteliselt lühikeseks, aga see oli täiesti tavaline standard Läänemerd ümbritsevates noortes riikides. Ja pärast taandumist peaministri ametist tegeles Otto Strandman põhiliselt Eesti esimese põhiseaduse ettevalmistamisega. Mina söandan öelda, et Eesti esimene põhiseadus on vähemalt juriidiliselt Otto Strandmani nägu. Karl Lastilt tuli lärm, Otto Strandmanilt tuli juriidika ja sõnastus. Ja ma arvan, siin on need kaks Otto Strandmani, ma söandaks öelda teesi või kaks sõnumit, mida ta on välja öelnud, tähendab just selle nii-öelda põhiseaduse minimalismi kohta. Esiteks, põhiseaduses peab ainult see sees olema, mida harilikus seadusandlises korras muuta ei lubata. Kõik muu peab põhiseadusest välja jääma. Ja teine, põhiseaduses ei ole tarvis belletristikaid ega häid soovisi tuua, see kõik jäägu välja. Mida arvavad riigisekretärid sellest? Ja seejärel pärast esimese Riigikogu valimisi sai siis Otto Strandmanist esimese Riigikogu esimene esimees. Ja siin ma tahaksin tsiteerida Päevalehte. Peab tunnistama, et Strandman hästi juhataja toolile sünnib. Tema massiivsel rahulikul kogul on mõnda sarnasust Vene esimese Riigiduma juhataja professor Murovtseviga ja äratab algusest peale usalduse tundmust, nagu hobuse juht, kes omas ametis täiesti kindel on. Ja tunneb nii hästi teed kui ka vankrit kui ka hobuseid. Tähendab, sõitja võib üsna rahulik olla. Juba esimesel päeval lendasid nagu takukoolnad Riigikogu saalist kommunistid, lärmavad kommunistid ja muud pahempoolsed. Ja ma arvan, et ka tänases Eesti Riigikogus oleksid Strandmani käe all lennanud nagu takukoolnad välja jalgu ja rusikaid trampivad Riigikogu liikmed. See oli poliitiline avaldus. Ja pärast Riigikogu esimehe kohalt taandumist võttis ta mõningas mõttes teatavalt aja maha ja uus algus algab nagu 7. detsembri 1923. aasta pommkõnega, millest ta siis kiskus alasti Eesti senise raha- ja majanduspoliitika ja sellega algas niinimetatud Strandmani aasta. Ja siin on siis mõned olulisemad sündmused sellest Strandmani aastast 1924, nii et ka tänane raamatu esitlus võiks olla ajastatud Strandmani aasta 100. aastapäevale, nii et 13. mai Riigikogu nimetas Otto Strandmani rahaministriks ja võib-olla aega palju ei ole, siis ma tooksin välja siin vaid 20. juuni, kui Riigikogu võttis vastu kuldrahaüksuse kindlaksmääramise ja kuldrahas lepingute sõlmimise seadusega. Sellega algas Eestis üleminek kuldvaluuta standardile ja mina söandan öelda või söandan nimetada Otto Strandmani Eesti krooni isaks ja ka Eesti krooni ristiisaks, kuivõrd Otto Strandman ühes valitsuse seletuskirjas on esimesena pakkunud Eesti tuleva rahaühiku nimeks krooni. Vaidlus selle üle, kas kroon või taaler või ump või mis tahes, see on juba hoopis teine lugu, seda on natuke valgustatud ka raamatus. Ja päris huvitav on siin Hans Rebase diagnoos 1924. aastal, mis peegeldab väga hästi seda olukorda, kus Otto Strandmanil tuli Eesti majandust päästa. Ja Hans Rebase sõnastus kehtib 101% ka tänapäeval. Meie seltskond on kui sant, kui kerjus, alaliselt ja järel jätmata riigikassa ukse pihta koputamas käinud. Huultel ainult üks sõna, anna ja anna. Igasugused asutused ettevõtted, kes enne meie riiklist iseseisvust undki ei võinud näha riiklisest abist, ei saa nüüd päevagi enam omal jalgel seista, ilma riiklise abirahata. Sel teel ei või enam aeg kaugel olla, kus juba tsirkuseklounid
riigi kulul saadetakse väljamaale kunstnikke õppima, komandeeritakse. No umbes 10 aastat tagasi juhtuski see, nagu te mäletate. Mine siis ja aja niisuguse kodanikuga kokkuhoidmise poliitikat riigi majapidamises. Ei Riigikogu ehk õigemini meie poliitiliste erakondade koondus ei ole see koht, mis kokkuhoidmist riigi majapidamises põhjapanevalt läbi viia suudaks, sest ennem võib, piibli keeles öeldud, kaamel nõelasilmast läbi minna, kui meie suured kulud nende uste kaudu õhemaks muutuda. Ja seejärel tuli 1. detsember, üsna pea siis Friedrich Hackeli valitsus taandus, aga võiks ka öelda seda, et need esimese detsembri järgsete sündmuste võtmeisik oli tegelikult Otto Strandman, sest et Friedrich Hackel oli tervislikel põhjustel rivist väljas. Ja siin võib-olla seda kinnitavad ka siis Johan Laidoneri sõnad NKVD ülekuulamise protokollis, mina ja veel mõned viitasime sellel, et meie põhiseaduse järgi määratakse sõjavägede ülemjuhataja ainult sõjaajaks, samas teatas aga rahandusminister Strandman, et kui maja põleb, ei saa tuld kustutades alati seadust järgida. Ja 4. detsembril toimus siis 1. detsembri ohvrite sealhulgas teedeminister Karel Kargu matused. Otto Strandman esindas seal riigivanemat ja pidas ka kõne ja tema kõnest võib-olla kõige sellised reljeefsemad on sõnad, kes tahab vaba olla, peab alati valmis olema selle vabaduse kaitseks. Nii on lugu üksikutega, nii ka rahvaga. Ainult võitluses kindlustame oma olemasolu ning keegi ei tea, kus ja kunas teda häda ootab. Ja jälle väga oluline selline Otto Strandmani sõnum, mida võiks siis ka defineerida Otto Strandmani kui monetaristi sõnumina. Monetarism tänapäevases pahempoolitsevas majandusteaduses ja ka Eestis on põlu all, aga väga kõva sõna oli ta neil aegadel, kui Siim Kallas oli Eesti Panga president. Ja ma loen ainult ette selle punase osa, tuleb margapoliitikat kõigepealt ajada, sest margapoliitika on õieti majanduspoliitika alus. Sest kui teie margalt jalad alt võtate, siis ei saa teie majanduspoliitikat ajada. Ja alles siis, kui teie margale aluse olete pannud, kui teie marga olete püsivaks teinud, alles siis on teil võimalus õiget majanduspoliitikat ajama hakata. See on täpselt see, mida Siim Kallas tegi, aga kas ta tegi seda teadlikult, teades Otto Strandmani soovitusi, seda ma muidugi ei tea. Ja nendest aegadest leiab päris palju selliseid sarse ja karikatuure erinevates lehtedes, Vaba Maa, see on Tööerakonna leht ja siin siis Korilt kaks sarsi, kus siis ühel pool on Otto Strandman, kes parandab, ja teisel pool on siis Ipsberg ja Eenpalu, kes siis olid enne seda üksnes lõhkunud. Ja arvamus on see, et kui et ta teeb seda sama, mida meie tegime, aga tema püüab ka asju parandada. Ja teine siis Otto Strandmani ja Kaarel Eenpalu sõda, nii et kumb jõuab enne sihile, 2 väsimatut töömeest. Ja tänapäeval väga olulised on muidugi need Otto Strandmani käsulauad, mis ta on öelnud 1924. aastal ja mis kehtivad ka tänapäeval. Nii et võib-olla, esimene marga kindlustamise mõttes on eelarve tasakaalu viimine esimene ja kõige suurema tähtsusega ülesanne. Õieti ei pea meie püüdma üksi eelarvet tasakaalu viia, vaid ka teatud ülejääkisi saada. Läheb see korda, siis on marga tulevik kindlustatud. Teiseks, peale selle ei või minu arvates meie rahvamajandust üldse ainult laenudel ehitada. Suurema osa kapitalist peame me ise koguma, millele laenud ainult toetuseks peaksid olema. Ja kolmandaks, kui meie tahame tõsiselt meie rahvamajanduse parandamisel asuda, kui meie tahame veerevat vankrit kinni pidada, siis tuleb minu arusaamise järele küll tagasi pöörata vana majandusteaduse juurde. Ja nimelt, et ükski rahvas ei või rohkem välja anda, kui tema ise produtseerib. See on tõde, mida tänapäevalt tunnistada ei taheta. Mida Otto Strandman ütleks tänasele rahandusministrile? Võta siitkindad käest.
nii, ja siin on siis Eduard Laaman teinud kokkuvõtte sellele Strandmani aastale, ma loen ainult loen ka veel ette, siis Strandmani ümberkeest 24. aastal torm, missugust Eestis polnud veel pole nähtud. On raske ette kujutada, kuidas mõni teine meie esimese järgu meestest läinud aastal oleks hakkama saanud. Võib-olla oleks just võimutahe neile suureks takistuseks olnud. Kes võimu iga hinnaga tahab, on ikka sisemiselt väga paenlik. Otse üllatav on nõnda väliselt nii kõva ja tüseldat meest lähemalt näha, kuidas ta võimu juures paendub. Mees, kellel ükspuhas, kuidas tema võimuga saab, hoolib vähem. Ma pean lõpetama. Ei, me peame nüüd Kadrina rahvaga kokkuleppe saavutama, et siin oli Kadrina inimesena kogunenud maja ette kella 3, sest avatakse stend ja kultuuri tänav ja selline asi, aga samal ajal on enamik neist ka siin, et kui saame kokkuleppe, et jätkame selle raamatu ümberjutustus, mis on tohutult huvitav. Ja see ei ole ümberjutustus. Nii et selle lõpuni kuulata tähendab, et raamatut tasub ikka veel osta. Et ühesõnaga, mis ma tahan öelda siin praegu on, et me siis saame äkki Kadrina rahvaga kokkuleppele, et taseme lugupeetud autoril siiski oma jutt lõpuni rääkida ja siis läheme päevakavaga edasi ette nähtud, et lihtsalt see venib. Et kui seal õues on keegi, kes ootab selle kultuuritänavat, siis võib neile öelda, et saatekava on muutunud. Jah, ma püüan natuke kiiremalt teha, nii et 1927 kuni 29 oli Otto Strandman Eesti saadik Poolas ja sealt tuli tagasi ja siin on siis tema see sõnum. Esiteks tuleb lähtuda, et Eesti rahvas peab seadma oma suu sekki mööda ja kõhunurgad kotti mööda ja teiseks siis jagada on ülejäänud vähe, kuid tööd teha on jäänud palju. Ka tänases Eestis on jagada ülejäänud väga vähe. Ja 29 siis Otto Strandman valiti riigivanemaks ja siin on siis tema valitsus. Ja Otto Strandmani kui riigivanema ajast, kui ütleme tema kui rahaministri ajast on kõige olulisem siis Eesti rahasüsteemi stabiliseerimine, Eesti ärapöördamine idarajalt ja mitmed muud sammud, siis minu jaoks Otto Strandmani riigivanema aegade majanduspoliitikast on kõige olulisem see teravilja kaitseseaduse vastuvõtmine, millega siis Eesti muutus teravilja importivast, eelkõige siis Rukkist importivast riigist teraviljaga end ise varustavaks riigiks. Ja selle seaduse juures, seda seadust on tegelikult hinnati tol korral ei osatud hinnata ja ei osata seda ka õieti tänapäeval hinnata. Lisaks sellele, et Eesti muutus selle seaduse toel end teraviljaga ise varustavaks riigiks, on sellel seadusel väga tugev selline kõrvalmõju. Tähendab, Rukkisse suunatud raha, riik kohustus teatava hinnaga vabat Rukkist kokku ostma, see raha valgus üle servade majanduse muudesse valdkondadesse, mida tuntakse ingliskeelse mõistena spillover effect ehk kõrvalmõju või tulude ülevoolamine. Ja tegelikult võiks ka öelda, et see teravilja kaitseseadus oli see hetk, selle vastuvõtmine oli see hetk ja käivitamine oli see hetk, kui Eesti maareform, see on 19. 20. ja 20. aastate alguse maareform, mis algselt oli puhtalt poliitiline ja sotsiaalne reform, pöördus majandusreformiks. Ja seda tänu just sellele teravilja kaitseseadusele. Riigivanema aegadest siis 2 väga olulist sündmust. Esiteks siis Otto Strandmani riigivisiit Poola veebruaris 1930. Siin te näete Otto Strandmani ja Poola president Ignacy Mościckit. Ja sellest Poola sõidust on ka siis pärit Otto Strandmani Varssavi ülikooli audoktori staatus. Ja siin on siis, ja ka raamatus on ära toodud siis Otto Strandmani Varssavi ülikooli audoktori diplom. Ja seda loomulikult tänu perekonna arhiivile, mis on säilinud. Ja mida võiks öelda, et tegelikult 2 maailmasõja vahelisel ajal pälvis mõne Poola ülikooli audoktori tiitli üksnes 2 eestlast. Otto Strandman, kes teine oli Ludwig Puusepp.
ja suvel augustis külastas siis Poola president vastuvisiidi korras riigivisiidina Eestit ehk Otto Strandmanit. Siin on 2 meest Kadrioru lossis. Ja nüüd veel üks pilt riigivanema aegadest. Otto Strandman lenduri riietuses ja see oli siis esimese riigivanema rändale toimunud Eesti ringlennu alguses. Aga võiks öelda ka seda, et Otto Strandmani roll Eesti lennunduses on olnud tegelikult väga suur. Ta oli Eesti esimese tsiviillennundusettevõtte Aeronaut 1 asutajatest, seda loomulikult juristina, mitte omanikuna. 1920 mai lõpus, 31. mail tegi Otto Strandman oma esimese õhulennu Tallinna kohal, see oli päeval, kui siis toimusid läbirääkimised rootslastega lennuühenduse avamisest Stockholmi ja Tallinna vahel. Ja mida veel, kui Otto Strandman 24. aastal oli rahaminister, sõitis ta oma ainsasse väliskomandeeringusse Riiga lennukiga, ehk teisiti öeldes Otto Strandman oli esimene Eesti valitsuse liige, kes sõitis välislähetusse lennukiga. Muidugi ta oli esimene riigivanem, esimene minister üldse, kes lennukiga lendas. Nii, ja siin võib-olla jah, nüüd sellest järgmisest diplomaadi ajast, see on siis Eesti saadik Pariisis, see tähendab Prantsusmaal, Belgias, Hispaanias ja Vatikanis. Ja siin Otto Strandman oma siis memos Ants Piibule kirjutab, 30. septembril sõitsin siis ka oma tõllas ilma saatjata Vatikani kombe järele paavsti Pius XI juurde. Peale minu kõne ettelugemise pidas paavst pikema kõne, kus ta rääkis oma tutvusest Balti maadega, sest ajast saadik, kus ta Riias olnud. Leidis, et minu Rooma saatmine pühal aastal olla heaks premissiks vahekordade arenemiseks Vatikani Eesti vahel. Ma pean tunnistama, et ma lasin otsida Vatikani arhiividest selle sündmuse fotosi. Kahjuks vastus oli see, et meil ei ole ühtegi fotot sellest sündmusest. Ja nüüd siis Otto viimane kiri Pariisist, see on õde Anna-Mariale ja selle teine lõik. Meeleolu on mul loomulikult väga halb. Muidugi mitte sellepärast, et ma ametist vabanen, vaid et terve elutöö on läinud nurja ja nii tuleb surra. See on 13. oktoobril 1939 kirjutatud. Selleks hetkeks olid 2 sõjadriiki, Venemaa ja Saksamaa jaganud Poola. Sõlmitud oli baaside leping. Käivitunud oli Eesti sakslaste ümberasustamine Eestist. Selle viimasega langes viimane kaitsevall Eesti idapiiril. Ja nüüd siis tuleme tagasi Kadrina juurde, Kadapikku, ja siin on siis kunagise Andres ja Otto Strandmani Kadapiku elumaja taastatud ja ümber ehitatud kujul ja selle aias on siis Otto Strandmani istutatud sibulaõunapuu. Ja vahetult enne lõppu peaks korra pajatuma ka siis Otto Strandmani nimelool, nii et küsida tuleks, kas siis Strandman 2 n-iga, Strandman 1 n-iga, Strandman 2 n-iga või Strandman 1 n-iga. Ja siin on andnud tegelikult vastuse Otto Strandman oma valikule ise. See on kiri Aleksander Hellatile. Sinu ärritamiseks teatan, et ristimise tunnistusel minu nimi on Strandman. Rakvere linna paberites on Strandman. Oled sa sellega nõus või mitte, aga ma kirjutan ikkagi edasi Strandman. Ja ka mina kirjutasin ikka edasi Strandman. Muidugi tähendab selle Strandmani 1 n-iga võttis Otto Strandmani vanaisa endale 1835. aasta nimede panemisel ja vanaisa võttis siis Strandmani 2 n-iga. Aga see selleks, sellest on raamatus kirjutatud. Ja nüüd on aeg nii kaugel, et ma tahan tänada kõiki neid inimesi, kes mind on selle
kirjutamise juures toetanud, kes on mulle abiks olnud, noh, kas siis otseselt millegi ütlemisega või lihtsalt siis õlale patsutamisega. Ja ka raamatu sissejuhatuses ütlen ma või saatesõnas, et minu esimene tänu kuulub Elle Leesile. Ja tänu Elle Leesi tungivale soovile võtsin ma selle raamatu kirjutamise enda kanda. Esialgu pareerisin ma seda tema tungivat soovi sellega, et ma tahan kirjutada raamatut Juhan Kukest, aga Juhan Kuke raamatu võttis ühel hetkel endale küll Arjakas ja siis langes mul see argument Otto Strandmani kahjuks ära. Ja ei olnud enam midagi teha. Elle Lees ütles, sa pead kirjutama Otto Strandmani raamatu. No, mis mul teha oli? Asusin seda kirjutama. Suur aitäh, Elle! Ja nüüd teine nii-öelda suurt tänu väärivate inimeste ring on Otto Strandmani suguvõsa. Kõigepealt Peeter-Jan Hääl, tütrepoeg, siis Otto õe Anna-Maria järeltulijatest Tiiu Varda, keda ma vist kõige rohkem tülitasin, Onni, Evarin Joosti, tema tütar, siis Ants Roger, tema poeg Martin Roger ja Antsu õed Kersti Mai-Kotkas ja Merike Kull. Nii et tänu nendele avanes minu jaoks perekonna arhiiv ja ka perekonna pärimus ja ma tahaksin väga loota, et ma seda usaldust ei kuritarvitanud. Ja nüüd kolmas ring, tänu kellele siis see raamat sai selle kuju, nagu ta praegult on. See on siis Ago Pajur retsensendina, nii et Ago Pajuri retsensioonist oli mul väga palju kasu. Ja seda enam, et ma olin sunnitud raamatut väga palju lühendama. Teiseks Kai Tafenau, no keda ma ei pea üksnes ei täna, vaid kelle ees ma pean ka vabandama, et ta pidi minu pärast nii ränkrasket tööd tegema. Helina Tamman, kes tegi fotodest sellised fotod, nagu need on, nii et nägite seda Vandu koolimaja fotot, ka sellest fotost sai nii-öelda raamatu jaoks trükikõlblik foto. Ja Kalle Müller, kelle käelt tuli see raamat füüsilisel kujul. Ja neljas ring on siis need inimesed, keda ma kõige rohkem tülitasin, neid, kellelt ma nööpi eest ära keerasin, neid on muidugi oluliselt rohkem. Aga küll Arjakas, kellega ma olen pidevalt suhelnud ja küll Arjakat ma tahan ka sellepärast eriti tänada, et ta võttis minu nina alt ära Juhan Kuke raamatu. Esialgu olin ma natukene selle peale tusane, aga mida rohkem ma Otto Strandmani kirjutasin, seda õnnelikum ma olin sellepärast, et küll Arjakas võttis Juhan Kuke endale. Siis Mark Kortfelder, kes on kirjutanud saatesõna Otto Strandmani kõnedele, Toomas Hiio, Olev Liivik, Kalmer Mäeorg, Tõnu Andres Tanberg, Heli Tomingas Välisministeeriumist, Jaak Valge, Tiiu Uusküla, Neeruti seltsist, on Tiiu Uusküla siin või? Suur tänu kohalikule rahvale ja seda siis Tiiu Uusküla näol. Ja Peterburi riiklikust ajaloo keskarhiivist Tatjana Pljuhinale, tänu kellele mul õnnestus saada selliseid asju, mida näiteks August Rei raamatu autor ei saanud, Otto Tiefi raamatu autor ei saanud. Aga see selleks. Ja see raamatu tagakaanel on see tekst ja minu jaoks on see sõnum, mis on kehtinud 103 aastat ja
ma olen veendunud, kehtib ka järgmised 103 aastat. Kõikide ilusate sõnade peale vaatamata annavad rõhujad rahvad rõhututele enesemääramise õiguse ainult olude sunnil, hambaid krigistades. Sellepärast peavad need rahvad, kes praeguses poliitilises keerus oma iseseisvust saavutanud, valvel olema, et mitte sellest jälle ilma jääda. Võib olla kindel, et leitakse vabandus igasuguseks pealetungimuseks ja kui ei peaks leitama, siis talitatakse ka ilma selleta. Aga suur aitäh! Suur aitäh Kalevile selle suure töö. Otto Strandman oli põhjalik mees ja nii põhjalik mees nagu Kalev Kukk on vääriline autor selle mehe eluloo kirjutamisel. Aitäh! Aga nüüd näeb päevakava ette seda, et on ka võimalik esitada küsimusi või kommentaare autorile. Ma tean, et Peeter Järvelaid tahab ühe kommentaari öelda, seda ma juba tean, aga kui veel keegi siis. Aga kuivõrd see asi läheb maailma rahvastele, siis tuleb võtta ka mikrofon. Kallis Kadrina rahvas, ma pean vist ühe märkuse ütlema, et minu isakodu või praegu minu kodu on Naisteväljal, nii et ma olen ka sama kandi mees tegelikult. Aga see, mis praegu siin juttu on, ma tõesti südamest tänan Kalev Kukke, sellepärast et küll ma olen seda sarja lugedes ja alustades Anti raamatust oodanud, et elulugu ka oleks. Aga siis järsku ma olen mitu korda pidanud eessõnast lugema, et elulugu ei olegi. Et mehest on paks raamat või kaks, aga elulugu ei ole tähtis. Aga praegu me näeme, et kuidas autor siin põleb ja ma arvan, et me läheme juba täna koju hakkama kohe seda lugema. Ja see on tõesti suur tänu, ajalugu on huvitav, ajalugu ei tohi surnuks kirjutada. Nii, aga oluline, mis ma tahtsin öelda, et mis on nii oluline. Ma ei kujuta ette, kui oleks siin rohkem reklaami olnud, siis mis Kadrinas täna toimuks üldse, sest tegelikult Otto Strandberg on väga oluline. Ma ise ka nuuskisin juhuslikult välja selle, et see asi toimub, kuigi maal ei ole ju informatsiooni. Nii, aga mida ma tahan öelda, mis on kõige oluline? Ma olen õigusajalooline ja 43 aastat tagasi hakkasin Tartu Ülikoolis õpetama õigusajalugu. Mis on oluline? Siin raamatus on väga olulised mõõdud. Mis Kalev Kukk praegu ütles, et kui andekas oli Strandberg. Mina ütleks, et kallis suguvõsa, minge geeniproove andma. Uskuge, et teis on mingi eriline juurikas. Uskuge. Lihtsalt, et Kalev ütles ja kirjutas jumal tänatud Postimehes ka selle fakti. Peterburi ülikoolis enne 17. aastat õigusteaduskonnas, kus oli 2000 ja rohkem üliõpilast, olla mitte kommunistlikku stipendiumit saada või parteilist stipendiumit, vaid teadmiste eest keisri stipendiumit ja 2 aastat järjest. Andke andeks, need inimesed teadsid, mida nad hindavad. See mees oli geenius, tegelikult. Nii, ja ma tahan teile öelda, mida arvasid Peterburis õppinud mehed. Ka Uluots oli Peterburist, Maim oli Peterburis, natuke Moskvas ka õppinud, on ju, need, kes siis Piip oli, nad tõid David Grimmi tõid, on ju, endise aseministri ja ülikooli rektori ja ühe andekama roomaõiguse professori tõid ju Tartusse, kes kuni 41. aastani hoidis taset. Teised ei julgenud taset hoida, aga tase oli Tartus ikkagi vilets. Peterburis õppinud kohtunikud nimetaksid Tartu lõpetajad konspektnikuteks. Meil olid teadmised, on ju, Peterburis, aga teie teadmised ei küüni. Ja kohtuniku uuringud, kui ei oleks seda jubedad 40. olnud, kus tapeti kohtunikud nii-öelda lagedaks ja prokurörid. 1960 aastani oleksid kohtunike ametis olnud veel Peterburi lõpetajad enamuses. See oli see tase, kus tuli Strandberg.
nii et mis puutub seda diplomit, Leo Leesvend 1932 jättis doktoridiplomi välja trükkimata, sest see maksis kõva raha. Ta ise mulle rääkis, aga seda ta ka päästis ja võttis ka tõendi. Ja ta ütles niimoodi, et aga kui ma välismaale lähen, siis ma võtan kantseleist saksakeelse tõendi ja mulle aitab sellest ja see on tasuta. Milleks meile suurt rulli on vaja? Aga Eestis teavad ju kõik, et ma doktor olen. Milleks mul seda rulli jälle vaja on? Aga nõukogude ajal ei olnud tal midagi ära võtta, sest tal ei olnud seda trükitud. Peeter. Tohib nüüd viimane ja tõesti väga, ma loodan, et asjalik nõuande ka. Kui kuulus on Strandberg ja härra Kukk. Ma olen juba jõudnud Läti juristidega ja Varssavi juristidega suhelda. Ja nende palve on täpselt aasta pärast Kadrina rahvamajas koos sama seltskonnaga korraldada rahvusvaheline konverents, sellepärast, et Varssavi ülikool õigusteaduskond on Petražitski nimeline. Aga Leon Petražitski oli Peterburi professor. Ja Otto õppejõud. Leon Petražitski on ka Peterburi professoritest õigussotsioloogia suuna rajaja, keda kogu Lääne-Euroopa teab. Muuseas, see on kurb fakt, et ilmselt väga otseidus Petražitski sooritas ka enesetapu. Aga Petražitski oli elu lõpus Varssavi ülikooli professor. Nii, aga ühesõnaga konverents Varssavi ülikool on kambas. Nad tahavad oma audoktorit Strandbergi. Aga räägime Strandbergist, räägime Strandmanist, siin segi läbi. Nii, aga Strandmani konverents järgmise aasta. Teeme nii, Strandman saab järgmine aasta ka 150 aastaks, kui ta veel elaks. Strandmani 150 sünniaastapäev on tuleval aastal ja Varssavi ülikool on kutsutud, ma saan aru. Aitäh, professor doktor Peeter Järvelaid. Ja mina tahan tänada. Nüüd anname veel sõna Kalevile, autorile, aga kuigi siin ma näen, et mõned tahavad veel sõna, aga siin jätkab Kadrinas seda Strandmani päev veel pikalt ka väljas, et siin saalis ärme rohkem sõna võtta ja anname praegu selleks hetkeks lõpusõna Kalevile. Tähendab, see on lõpusõna, aga praegu ma tahan tänada Peeter Järvelaidu, kas sa tead mille eest? Sinu tungival soovil tuli raamatusse põhjalikult sisse Andres Strandman. Just. Kui ma siia sain, ma ütlen teile ühe. Miks lätlased tahavad sellel konverentsil osaleda? Pane selle ka. Lätis toimus enne 40. aastal Eesti, Läti, Leedu välisministrite nõupidamine, mis pidi otsustama ühe keerulise küsimuse. Suri Poola kohtunik Haagi kohtus. Ja Eesti, Läti, Leedule öeldi, et sõbrad, te peate ise ära otsustama, kas Eestist, Lätist või Leedust tuleb see jurist. Ja see koosolek otsustas valida Eestist ja see oli Strandman. Selge. Aitäh nüüd kõigile, kes on kuulanud siin Kalevi ettekannete seda küsimust, kommentaari. Rohkem me praegu siin saalist ei võta, kuid siin oli juttu neist erilistest geenidest ja nüüd ongi mul au ja rõõm siia kutsuda üksteise järel 2 Otto Strandmani sugulast, kõigepealt tema jutuks juba olnud ja tütre poeg Peeter Jan Hääl, palun. Tulge siia, see on liiga. Mis geenidesse puutub, siis kõnemehe geeni mul ei ole, mille poolest oli kuulus Otto Strandman. Ja teeme lühidalt. Kalev, aitäh sulle. Seda raamatut on paljud kaua aega oodanud, just selle mehe elulugu. Ja minu meelest selle raamatuga see on üks väga kaalukas mälestusmärk Ottole. Veel kord aitäh sulle. Ja tänan ka muidugi sinu kõiki kaastöölisi ja abimehi, sest see 5 aastat akadeemilist uurimist, see ei ole kerge töö ja see oli, sul olid head abimehed. Aitäh teile kõigile. Tänan teid. Aitäh, härra Hääl ja teise
sugulasena astub üles Otto Strandmani õe tütar Maris Kivistik. Head kohalviibijad, ajaloohuvilised, mul on täna suur au Anna-Marie järeltulijate nimel ehk siis Otto Strandmani õe sugulaste nimel anda teile, härra Kalev Kukk, üle selline kaunis maal, mille on valmistanud ja joonistanud kohalik Kadrina kunstnik Tiiu Veersalu. Ja siin on kujutatud just seda kaunist Neeruti maastikku, kus oli ka Otto Strandmani sünnikodu Vantus. Palun. Aitäh kingituse eest, Kalev nimel ütlen, aitäh. Ja nüüd hakkab meie koosviibimine siin lõppema, see lõpeb 2 muusikapalaga. Sellest samalt Läsna Loobu külakoorilt, kõigepealt Viina Härma viis Õitse kasva ela, mis on Mattias Johan Eiseni sõnadele kirjutatud ja teiseks Juhan Aaviku Hoia Jumal Eestit, mille sõnade autor on teatavasti Aleksander Raudkepp. Ja pärast seda, kui koor võib juba tulema hakata, et pärast seda selline tehniline teadaanne, et kui koor on lõpetanud, oleme kõik palutud maja ette Viru tänavale. Siin avatakse esimesed stendid Kadrina Kultuuri tänavalt, mille eestvedajaks on Kadrina Kultuurikoda. Ja pärast need stendide avamist saab veel sõna võtta, et kes siin ei saanud, saavad võtta seal sõna. Ja pärast seda toimub ka huvilistele ringkäik Kadrina kalmistul, kuhu on maetud Otto Strandmani suguselts. Otto Strandman ise, nagu me Kalevi jutust kuulsime, maetud Tallinna siselinna kalmistule, aga tema suguselts ja sinna juhatab meid siis Neeruti selts. Nii et pärast seda Kultuuritänavat olete kõik teretulnud ka kalmistu ringkäigule ja kellel pärast on veel jaksu, see võib külastada ka Otto Strandmani sünnikohta Vandu koolimaja juures asuvat mälestuskivi. Aga aitäh veel tulemast, muidugi aitäh Kalevile selle raamatut kirjutamast. Pärast saate kõik seda raamatut endale osta, see teest on. Ja kellele kõht tühjaks läinud, saab ka ühte kui teist põske pista sealt vahekoridorist. Nii et aitäh tulemast ja kuulame nüüd neid 2 laulu. Kallimat varandust ilmas mul poole, siinuta kõik minul tühja koole. Armsamat enesel maa ei saa, Isamaa õitse saa. Isamaa kasva saa, Isamaa kasva saa, sinule enese olen ma andnud, kähkist nii kaua kui hauda mind kantud, omaks mul võtta, mis pakun ma. Isamaa kasva saa, Isamaa ela saa, Isamaa ela saa. Õitse ja kasva ja edasi astu, ela ja vaenlaste lastu sa vastu.
Merle Saarep ja Läsna Loobuu külakoor. Ja muidugi Kalev Kukk.